Tere, head Viljandi inimesed! Minuga on siin järgmine kandidaat nendel valimistel, mis juba 6 aja pärast aset leiavad. Hedli Kivilan, kas võib-olla näiteks tutvustad ennast paari lausega, et millega sa täna tegeled üldse Viljandi linnas? Ja tere kõigile! Olen tõesti Viljandi patrioot. Elan Viljandis ja töötan osakülaliste majas. Ja igapäevaselt tegelikult siis tegelengi turismindusega. Ja suvel nüüd ka tegelikult ju rannakohvik, nii et sellega ka. Jah, kohvikud ja rannakohvik ja siis sellest aastast talvisel perioodil ka jäähalliga. Kuna sa turismiga oled erineva nurga pealt kokku puutunud aastaid juba, et kuidas sa üldse näed, kuidas kas siseturismi, aga ka välisturistide poole pealt üldse Viljandi linn arenenud on ja kuidas turistid vastu võtnud on Viljandit? Ja turism on praegult kindlasti tõusuteel, et see, mis oli peale Covidit, kui oli väga tugev siseturism, siis nüüd hakkab see vaikselt nagu taanduma ja pigem tuleb seda välisturisti juurde ja on ka kindlasti uued sihtkohad, kui ennem oli suuremal määral võib-olla soomlaseid, siis täna on Läti ja Leedu esindatud. Ja siis võiks öelda ka, et selline uus segment on tekkinud nagu rattaturism, mis siis ongi see, et nii tore, et Viljandis on tegelikult ka uusi kergliiklusteid tekkinud, et nad tegelikult kiidavad seda. Viljandis on väga hea rattaga liikuda ja et nad tulevad ikkagi ratta sellest päris kaugelt. Kas tullakse siis ka nagu rongiga niimoodi kuskilt Tallinnast siia või? Ei, nad tulevad ikkagi Saksamaalt, Poola, Leedu. Nagu välismaalt täitsa niimoodi? Okei. Selge, väga huvitav. Aga kas, kui sa vaatad nüüd ka samamoodi sinu lähedal ju veekeskuse ehitust, et kas sa näed, et ka see annab tegelikult nagu sellist võimendavat efekti sulle, kui seal lähedal asuvale turismiettevõtjale või kuidas sa näed seda nagu tulevikku, kui ütleme 2 aasta pärast siin veekeskus valmis on? No mitte ainult mulle, ma arvan, see annab tervele Viljandile nagu täituvust juurde, et see toob ikkagi linna rohkem rahvast. Ma arvan, et kõik toidukohad on kindlasti sellega nagu siis rohkem hõivatud ja teised turismikohad ka, et mina kindlasti seda meelt ei ole, et see on konkurent kellegile, et pigem on see, et tuleb rahvast juurde. Aga mis ütleme linna poole pealt, et kui sa võtad ka täna näiteks linnajuhtimise juures saab olla, et täna nii ka majanduskeskkonnakomisjoni liikmena, aga kui ka nüüd ka volikogu liikmeks peaksid saama, et millele peaks nagu rohkem linnas rõhku panema, et turismi soosida, et mis oleks need tegevused, kus me ise saaks võib-olla veel kaasa aidata erasektorile? Olen nagu väga mitu aastat mõelnud, et selliseks üheks uueks osaks võiks Viljandis olla sporditurism. Ja tegelikult linn saab siin väga hästi kaasa aidata selles, et need suuremad spordiüritused, mis Viljandis toimuvad, et võiks neid kuidagi nagu viia mitmepäevaseks, et inimene lihtsalt peaks jääma Viljandisse, et see tegelikult täna, kui on järvejooks, siis mina näen seda, et inimesed tulevad eelmisel päeval kohale. Et nad küll ei jää edasi, aga nad tulevad kohale varem. Eks vähemalt jäävad ööseks ja juba täiendav tegelikult tulu linna. Aga võiks ka olla nagu teisi, et võiks nagu olla mitmepäevased, et mis siis, noh, ma ei oskagi. Et tuleks ikkagi seda lisa nagu tegevust siia juurde. Ja lisategevust kindlasti võiks juurde tulla. Aga mis on need võib-olla teised valdkonnad, kus veel sa näed, et kuhu peaks rohkem tähelepanu osutama või milliseid valikuid tegema, et kui sa ise nüüd ütleme volikokku saad, et kuhu võib-olla täna liiga vähe rõhku on pandud või kus mingit suunda muuta? No ikkagi on siis, lähme selle spordi peale, et täna selline väga aktuaalne teema, et sporditoetuste ülevaatamine, et oleks siis võimalus nagu kõikidel lastel, noortel ja täiskasvanutel siis aktiivselt aega veeta. Selge. Kas veel mõni teema, mis sind võib-olla selline huvitab, millest tahaksid natukene avada ennast? Ei tea, ei oskagi. aga kui spordi poole pealt vaatad, kas on ka võib-olla teiste nagu kohalike omavalitsustega koostöös või riigiga see, kus meil seda sporditurismi võimalik arendada, et kas mingit initsiatiivi saame ise linnana näidata laiemalt üle Eesti?
kuidagi koostöös, et kas need on ka mingid, ma ei tea, ühised võistlussarjad või mingid muud, mida siia tuua või? Jah, nad võiksid olla ka võib-olla siis kuidagi vallaga kooskõlas, et on, nad ei pea kõik Viljandis olema, isegi kui nad on vallas erinevates kohtades, ka siis inimesed peavad ju kuskil ööbima. Eks omavalitsuse liidu sees kas või seda koostööd rohkem teha. Täpselt. Selge. Väga hea. Aga siis aitäh. Et järgmiste kandidaatideni.